Viimasel ajal on ilmunud päris mitu artiklit, mis annavad aimu, kuhu poole me liigume. Järgnev võib tunduda küll täielik ulme, aga kõik need on täiesti reaalsed projektid, millega teadlased hetkel tegelevad. Näiteks ütlevad Limeriki ja Valencia ülikooli teadlased, et patareisid pole enam vaja, sest väikesed vidinad saavad nüüd voolu kehasoojusest. Inimkeha toodab pidevalt soojust, mida saab täpselt jälgida termokaamera abil. Meie ainevahetuse kõrvalproduktina eraldub iga keha ruutsentimeetri kohta iga tund soojust, mis vastab umbes 19 põleva tiku energiale. Kahjuks hajub suurem osa sellest energiast keskkonda. Nüüd on teadlased arendanud välja tehnika, mis võimaldab jääksoojust elektriks muuta. Teised teadlased püüavad jälle elusrakkudega tehisaru energiakulud kontrolli alla saada. Tehisaru on näljane, mitte toidu, vaid elektri järele. Kui praegused süsteemid töötavad ränikiipidel, siis teadlased unistavad kiipidest, mis mõtleksid ja õpiksid nagu meie ajud. Kujuta ette arvutit, mille sees pulseerivad päris ajurakud, ühendatud ülitäpse riistvaraga. Need biokiibid võiksid õppida, juhtida roboteid ja isegi aidata ravimeid testida. Nanotehnoloogiale, intelligentsetele süsteemidele ja biotehnoloogiale keskendunud Graciase meeskond on üks esimesi, kes ehitas toimiva biokiibi, mis ühendab närviorganoidid arenenud riistvaraga, võimaldades kiipidel töötada elusa koe abil ja sellega suhelda. Organoidne intelligentsus on täiesti uus tehnikavaldkond, mis ühendab laboris kasvatatud neuronid masinõppega, et luua uut tüüpi arvutusvõime. Neuronid, mida nimetatakse organoidideks, on täpsemalt laboris kasvatatud ajurakkude kolmemõõtmelised kobarad, mis jäljendavad neuraalseid struktuure ja kopeerivad seeläbi ka nende ajus olevaid osasid funktsioone. Organoidide treenimiseks kasutab meeskond katse-eksitusmeetodit ja kinnistamisel põhinevat õpet. Aja jooksul õpivad organoidid seostama teatud stiimuleid tulemustega. Kui muster on õpitud, saab seda kasutada füüsiliste tegevuste kontrollimiseks, näiteks miniatuurse robotauto juhtimiseks strateegiliselt paigutatud elektroodide abil. See demonstreerib neuromodulatsiooni, võimet toota organoidist ennustatavaid vastuseid. Šveitsi idufirma Final Spark väidab, et nende biokiip suudab salvestada andmeid elavatesse neuronitesse, verstapost, mida nimetatakse biobitiks. See samm viitab, et bioloogilised süsteemid võiksid ühel päeval täita põhilisi arvutusfunktsioone, mida tänapäeval täidavad ränipõhised riistvarad. Samal ajal saadi inimese ajurakkude ja imesöe segamisel edukalt robotit juhtiv ajuke. California teadlased on astunud sammu tulevikku, ühendades grafeeni, neuronid ja masinintellekti üllatavalt elegantsel viisil. Tulemuseks on tehnoloogia, mis võib muuta nii neuroteaduse suunda kui ka seda, kuidas loome seoseid inimese ja masina vahel. Uuringu jaoks ühendasid teadlased grafeeniliidesega ajuorganoidid anduriga varustatud robotkoeraga. Kui robot tuvastas takistuse, saatis see organoididele stimulatsioonisignaali. See omakorda tekitas närvireaktsiooni, mis pani roboti suunda muutma, viies kogu sensoorse montoorse ahela lõpule vähem kui 50 millisekundiga. See neurobiohübriidsüsteemi näide vihjas tulevikule, kus elusad ajurakud võiksid masinatega liidestuda. Teadlased usuvad, et seda võiks rakendada proteesimises, adaptiivses robootikas ja isegi bioloogilises andmetöötuses. Erinevalt tehiskiipidest pakuvad organoidid potentsiaali tõeliseks neuroplastilisuseks, õppides ja kohanedes kogemustest. Samuti sillutab see teed keerukate ajulaadsete kudede ühendamiseks omavahel ja isegi inimese ajuga. Ka Elon Muski Neuralinkile sigineb konkurente ning mõni neist on väidetavalt isegi parem mõttelugeja. Kujutage ette, et teie mõtted võiksid jõuda otse arvutisse, ilma juhtmeta ja kaabliteta. Michigani teadlased on teinud sammu sellise tuleviku poole, katsetades esimest täielikult juhtmevaba ajuarvutiliidest, mis mahub väiksemale pinnale kui münt. See pisike, aga võimas seade suutis juba esimesel testil salvestada aju aktiivsust suure täpsusega. Connexus saadab info edasi rindkerre implanteeritud saatjale, kuid erinevalt enamikest olemasolevatest PCI implantaatidest võimaldab see kasutajal juhtida sobivaid arvutiseadmeid ilma füüsilise ühenduseta. Teadlased alles analüüsivad andmeid, kuid nad on seadme tuleviku suhtes optimistlikud. See võib viia seadme arendamiseni kõrgtasemeliseks PCI-ks ning edasisteks kliinilisteks uuringuteks.
Michigani meeskond töötab ka teiste PCI seadmetega, mis üritavad ületada praeguse tehnoloogia piire. Näiteks avaldasid nad 2025. aasta jaanuaris uuringu, milles halvatud mees suutis juhtida mõttega virtuaalset drooni. Märksa täpsemalt kui senised mitteinvasiivsed süsteemid. Mõtete lugejatest veel. Meta tõi välja uued ekraaniga nutiprillid, mis loevad su mõtteid randmelt. Kujuta ette sellist maailma, kus sa ei pea enam pidevalt oma telefoni taskust välja urgitsema ja ekraani passima. Otse sinu silme ees prilliklaasil kuvatakse info täpselt siis, kui sa seda vajad. Meta Ray-Ban display prillid on mõnede varasajate testijate arvates parimad, mis seni liitreaalsuse vallas tehtud on. Nende seadmete üks põhilisematest eesmärkidest on vältida olukorda, kus tehnoloogia viib meid reaalsusest eemale, sundides pidevalt ekraani passima. Nüüd saab vaadata päris maailma ümbrust ja samal ajal ka prilliklaasi siseselt ekraanilt muud olulist, mis tuleb nutimaailmast. Koos prillidega tuleb kaasa ka teine Meta välja reklaamitud füüsiline toode, Neural Band, nutikas randmevõru, mis on tegelikult kogu süsteemi juhtimise üks tähtsaim osa. See võru kasutab EMG tehnoloogiat, mis on võimeline tuvastama ja tõlgendama kasutaja lihaste elektrilisi signaale. See tähendab, et prille võib juhtida peenete märkamatute käeliigutustega, ilma et peaksid midagi puudutama, kätega vehkima või telefoni taskust välja võtma. Näiteks saab niiviisi vaikselt menüüsid kerida või mingisuguseid virtuaalseid nuppe klõpsata, kasutades vaid sõrmeotste liigutusi, just kui avaksid nähtamatuid uksi. Meta Ray-Ban display ja Neural Bandi näol on seega tegemist suure sammuga liitreaalsuse helgema tuleviku suunas, kus tehnoloogia ei nõua enam kasutaja täit tähelepanu, vaid sulandub igapäevaellu, näidates infot prilliklaasi silmanurgast ning aidates seda seadet juhtida ei rohkem ega vähem kui randmelihaste mikroliigutustega. Ning väidetavalt plaanib ka OpenAI tegevjuht Sam Altman rajada uue idufirma, mille eesmärk on panna mõtted ja masinad veelgi lähedasemasse dialoogi. Financial Times teatas, viidates anonüümsetele allikatele, et Altman tegeleb uue ajukiibi idufirma Merge Labs kaasasutamisega. Ettevõte hakkab arendama seda, mida tuntakse ajuarvutiliidesena. Ajuarvutiliidesega siirdatakse pisikesed elektroodid, mis suudavad lugeda närvisignaale ajus või selle lähedal. Seadme põhieesmärk on võimaldada inimestel juhtida digiseadmeid oma mõtetega. Ettevõtte nimi näib pärinevat 2017. aasta postitusest Altmani isiklikus blogis. Selles kirjeldas ta mõistet The Merge ehk ühinemine, aastat, mil inimesed ja masinad üheks sulanduvad. Altman kirjutas, et see ühinemine võib võtta mitmeid erinevaid vorme. Inimesed võivad ühendada elektroodid oma aiu või neist võivad saada lihtsalt vestlusroboti väga lähedased sõbrad. Ta lisas, et juba alanud ühinemine muutub veelgi veidramaks ja inimestest saab esimene liik, kes kujundab ise oma järeltulijad. Sel aastal kirjutas Altman ühes teises postituses leebest singulaarsusest, vihjates, et läbimurre tõeliselt suure läbilaskevõimega ajuarvutiliidese vallas võib olla kohe silmapiiril. Kõike seda arvesse võttes pole väga keeruline ette kujutada, millist olendit inimesest teha üritatakse. Kui need nõndanimetatud organoidid vajavad palju vähem energiat kui praegu kasutusel olevad rännikiibid, siis on võimalik, et neile piisab töötamiseks ka inimese enda energiast. Kui selle külge on ühendatud seade, mis suudab inimese mõtteid lugeda, siis on suur tõenäosus, et see suudab ka mõtteid tekitada. Ning sellest hetkest ei ole ma enam kindel, kas me saame rääkida inimesest kui sellisest. Siinkohal tasub meenutada Ameerika futuristi ja hetkel Google'is tehisintellekti arendajana töötava Ray Kurzweili ennustust, et peagi põimuvad omavahel inim- ja masinintellekt ning aastaks 2045 peaks saabuma singulaarsus, kus mittebioloogiline intelligentsus ületab kogu inimintellekti. Umbes sama on korduvalt rääkinud ka teine futurist, Yuval Harari, kelle sõnul peame me harjuma mõttega, et me ei ole enam salapärased hinged, vaid lihtsalt häkitavad olendid. Ülejäänud Panoptikumi saade on nähtav vastupanu liikumise liikmetele, sest vaid tänu toetajatele on mul selle vaimset tervist kahjustava töö kõrvale ikka ka piima võtta. Ning nagu eelneva info põhjal järeldada võib, siis seda ikka kulub. Lausa sellistes kogustes, et mõistlikum on ise lehma pidada. Lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Nii et kui soovite vaadata täispikka Panoptikumi ja ka mammule meelehead valmistada, siis liituge vastupanu liikumisega. Ülekande selgitusse võite märkida lehmahein, organd, peet või hoopis midagi muud vaimukat, mis iganes teile pähe tuleb.
Lisaks sellele saatele saate ligipääsu ka veel teistele põnevatele saadetele, intervjuudele ning ka foorumile. Samuti on Vastupanu liikumise lehel avatud virtuaalne koosolekuruum, kus kord kuus kohtume, et teile huvi pakkuvatel teemadel vestelda. Igal juhul oleme meie mammuga teile toetuse eest ülitänulikud. Kindlasti ka jagage seda videot ja nautige saadet.